Tervist kõigile vaatajatele siit Tallinna Karjäärikeskusest. Oleme taas kord alustamas uut Tulipunkti saadet. Ja täna oleme teemaks võtnud tõsise ja päevakohase teema, mis puudutab tervisepiirangutega inimeste tööturule saamist ja tööturul püsimist. Miks see teema on oluline ja ka tõsine tänapäeva Eestis, siis natukene tausta statistikat, mis seda ilmestab. Meil elab Eestis umbes 1,3 miljonit inimest ja tööealist elanikkonda on sellest umbes pool, 670 000. Omakorda sellest 670 000 on iga 6. inimene vähenenud töövõimega. Me räägime umbes 100 000 inimesest. Kui siit veel edasi minna, siis nendest tööealistest inimestest umbes iga 3. põeb pikemaajalist haigust, milleks on kas südame-veresoonkonna haigused, diabeet, meeleoluhäired, depressioon või ärevus. Need numbrid ja osakaalud räägivad iseenda eest ja kui me siit veel liigume edasi, tuues näiteks tööõnnetuste arvu ja kutsehaiguste arvu, mis on tegelikult viimase 10 aasta jooksul näidanud ka kasvavat trendi. Võib-olla välja arvata ka aasta 2020, kui tulenevalt Covidist oli tõesti siin tööõnnetuste arv natukene väiksem, kuid kõik need eelnevad aastad on see olnud kasvutrendis. Ja me oleme täna kutsunud siia eksperdid ja praktikud, kes selle teemaga puutuvad igapäevaselt kokku. Ja mõte ongi see, et arutada, tuua näiteid, jagada kogemust, anda informatsiooni nendel teemadel, mis puudutab vähenenud töövõimet, tervisepiiranguid, tööandjate võimalusi, töötukassa võimalusi ja loomulikult ka nende töötajate võimalusi, kes on sellisesse olukorda sattunud. Ja alustamegi kõigepealt siis tuttavaks saamise ringiga ja alustan siit kõige enda lähemalt, et tere tulemast Maarja Uulits. Sa oled MTÜ Mondos praegu ja oled ka varasemalt pikaajalise personalijuhi kogemusega, saad rääkida siin seda poolt ja samas ka töötajana oled sa siis vähenenud töövõimega, et ole hea, tutvusta ennast. Ja tere, ma kõigepealt parandan muidugi, et ma ei ole vähenenud töövõimega hetkel. Aga täna tõesti tegutsen MTÜs Mondo, mis on Eesti suurim humanitaarabi ja arengukoostöö organisatsioon personali arendusjuhina. Aga veel suvel, olles töötanud siis peaaegu 18-19 aastat Konkurentsiametis erinevate tugiteenuste juhina, sealhulgas ka siis personalijuhina. Olen tõepoolest kokku puutunud erinevate tervisemuredega, tervisepiirangutega, peamiselt siis tööandja vaatest, aga kuna ma armastan näha siis võimalusi ka seal, kus on väljakutsed, et siis mulle andis elu musta huumorina võib öelda suurepärase võimaluse näha ka siis töötaja vaadet sellisest tervisepiirangust, kuna ma 2020. aastal sain sellise vähidiagnoosi, millega mul tuli tegeleda siis umbes aasta aega. Et tänaseks ma arvan, et olen juba taas rivis, aga tõepoolest näinud neid probleeme siis erinevast vaatest. Ja aitäh ja kindlasti saab nagu seda poolt jagada ja kohe näha, et ma teie tutvustamist võtan vähemaks enda poolt ja teise külalisena. Tere tulemast Marju Bjernberg. Sina oled meil ABB töötervishoiu spetsialist ja ma rohkem igaks juhuks ei ütle, et ole hea, räägi enda kohta, enda tausta natukene lahti ja praegust tööd. Jah, töötervishoiu spetsialist, ABB-s töötanud 15 aastat, selles valdkonnas üldse üle 20 aasta ja seal all on ka inseneriharidus ja meditsiiniharidus. Et ABB-s on väga hea töökeskkond selles mõttes, et me saame alati kõike teha töötajate jaoks ja see pakub rahulolu oma töös. Et see oleks vist kõik. Suurepärane, aitäh. Ja meie kolmas külaline on Kristi Uusmaa Töötukassast, hea kolleeg. Et ka sinu poolt mõned tutvustavad sõnad. Ja, tere. Mina olen Kristi Uusmaa ja Töötukassa tööandjate teavitamise ja nõustamise teenuse juht. Ja meie siis käimegi oma tiimiga
erinevatel tervise teemal tööandjaid nõustamas, seminare korraldamas ja räägime sellest, et kuidas tervisepiiranguga või erivajadusega inimesi töökohal toetada. Aga minul on ka tööohutuse ja töötervishoiualane taust, et olen varem eraettevõttes töötanud sellel alal ja mõnda aega ka Tööinspektsioonis. Nii et arvan, et saab täitsa huvitav vestlus olema. Suurepärane ja minu nimi on Siim Sarapuu, olen Tallinna Harjumaa osakonna juhataja Töötukassas ja siis siin seda vestlust juhtimas niimoodi, et neid näiteid ja infot, nagu ma ütlesin, ja soovitusi tuleks meie vaatajatele siis järgmise umbes 1,5 tunni jooksul. Ja veel siis ka nagu ka Facebooki reklaamis lubatud sai, siis leiate slido.com aadressilt võimaluse saata meile ka küsimusi. See parool peaks olema teil ekraanil aeg-ajalt ka nähtav, mida saate sinna siis sisestada ja pange julgelt küsimusi, mida siin siis meie külalised saavad vastata, et ma katsun siin jälgida ka seda ekraani enda kõrval, nii et kui mõni küsimus tuleb, mis just selle teemaga väga hästi haakub, et siis püüan selle tuua sisse. Ja siis juhatuse poole pealt hetkel kõik, asume siis teemade juurde ja asume natuke võib-olla sellise üldisema küsimusega peale, et mida tervis sinu jaoks tähendab, täiesti subjektiivselt? Maarja. Ja minu jaoks tervis tähendab tõenäoliselt kõige rohkem terviklikkust ja see on selline võib-olla iga inimese enda sisustada, mida see täpselt tähendab, aga võib-olla minu jaoks on see konkreetselt selline, et ma tunnen ennast siis nagu, ma ei tea, ühiskonnas hästi, ma tunnen ennast vaimselt ja füüsiliselt hästi ja see ei pruugi alati tähendada seda, et midagi ei ole ilmtingimata, midagi võib ju samal ajal olla ka justkui nagu, mis vajaks parandamist, aga et see enesetunne ja selline võib-olla ellusuhtumine, kõik see tervikuna minu jaoks tervis. Aitäh. Marju? Minu jaoks tervis tähendab seda, et tõesti ma tunnen ennast hästi füüsiliselt vaimselt, nagu Marjak ütles, et ma suudan neid asju teha, mida ma olen kavatsenud. Ja tegelikult nii tööl, kodus kui puhkehetkel, et igas eluetapis. Ja väga hea. Ja Kristi? Ma mõtlengi, et siin on täitsa keeruline midagi lisada, et nii hästi seletasite lahti. Et ma mõtlen ka nii, et ma tunnen ennast hästi ja tervislikult siis, kui ma saan teha seda, mida ma soovin tegeleda, oma hobiga tegeleda, oma perega, et mul ei ole selleks võib-olla mingisuguseid takistusi ja samas ka vaimses plaanis, et tunnen ennast hästi ja mugavalt, et mul on inimesi, kellega suhelda, keda usaldada ja kuna füüsiline ja vaimne tervis mõjutavad üksteist üsna suuresti, et siis on oluline, et terve see komplekt oleks paigas kenasti. Just, teie olete siin ju teemaga kursis ja teate ja teie kirjeldus vastas ju väga hästi ka WHO definitsioonile, mis ütleb meile, et tervis on täieliku füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu seisund, mitte ainult haiguse puudumine. Aga äkki te olete kokku puutunud ka sellega, et kuidas inimesed üldiselt tervist mõistavad ja mis on need nagu eksiarvamused selle tervise osas? Ja mulle tundub, et hästi palju ikkagi taandatakse seda füüsilisele tervisele ja sellisele silmnähtavale, siis ütleme, kui on mingisugune takistus või piirang, et siis see on kõigile näha. Järjest rohkem õnneks räägitakse ka vaimsest tervisest, et neid tabuteemasid jääb, mulle tundub, et järjest vähemaks, tööd on muidugi päris palju sellega veel teha. Aga jah, et see peamiselt on ikkagi, mulle tundub hetkel seotud sellise füüsilise tervisega. Just. Kas teil lisada või olete? Et ma nõustun täiesti sellega, mis Maarja ütles, väga täiuslik. Ja ma siit liigukski edasi, et aga kuidas nüüd on olukord siis, kui on inimene, kellel ongi, kes ei tunne, et ta on terve ja just, et kui tööandja ka seda ei märka ja ei olegi teadlik, et ta seda nagu küsiks, et mis soovitusi te siin saate öelda, et kui palju tööandja peaks teadma,
kas tööandja on see kuidagi mingisugune õigus teada saada, et tema töötajal on mingid tervisepiirangud ja nii edasi, et võib-olla siin Maarja ja Marju, teie saate oma nägemust. Ja ma võib-olla nagu jätaks hetkel kõrvale kõik sellised õigusaktid, et loomulikult me peame austama andmekaitset ja tööohutusseadust ja kõiki, ütleme, töötervishoiu puudutavaid õigusakte, aga ma arvan, et kõige lihtsam või läheneda sellele on ikkagi inimlikust aspektist, et see tööandja kultuur võiks liikuda sinna suunas ideaalis, et me suudame rääkida nii tööandja kui töötaja vaatest nendest teemadest, millest alati ei ole mugav rääkida, aga et on selline vastastikune usalduse kasvatamine ja tegelikult ikkagi sellest me saame hakata neid probleeme lahendama, mis tekivad. Ja ma ise ikkagi tahaks ka oma tööelus liikuda sinna, et me arutaksime need teemad kollektiivis läbi enne, kui mingid probleemid näiteks on tekkinud või tekivad. Et see võiks olla nagu see ka nagu töötaja vaatest selline nii-öelda turvavõrk luua töötajale, sest kõik, kes puutuvad kokku sellise, neid võivad olla pikaajalised tervisepiirangud, eks, mis ja on sellised, mis ongi kroonilised haigused, aga samas me teame ju kõik, et me keegi ei ole kaitstud mingite ootamatuste eest, et ka minu puhul, et sa saad sellise diagnoosi ja kõik see maailm pöördub tegelikult justkui teiseks. Et töötaja vaatest minul on oluline teada, et mul nagu, et ma saan tööandjaga rääkida ja ise hinnata, et mis minu piirang näiteks on. Ja me tuleme üksteisele vastu nagu selles, et kui vajadusel ma saan võtta näiteks osalise töökoormuse, vajadusel ma saan, et mul on nagu lihtsalt see kindlus, et ma saan neid asju vastastikku nagu läbi arutada, et see võib-olla on minu põhiline soovitus nii töötajale kui tööandjale ikkagi tulla sellest mugavustsoonist, selles mõttes mugavustsoonist välja, et hästi lihtne on neid kõiki teemasid nagu lükata kuskile vaiba alla, aga tegelikult sellega asjad ei lahene sageli. Jah, Maarja, ma olen täiesti sama meelt. Aga kindlasti ma natuke puudutaks usalduse teemat. See on hästi oluline, et me üksteist usaldaksime vastastikku ja ikkagi ma tooks ise selle seadusandluse poole ka. Tööandja vaates paraku see mängib rolli. Et ühelt poolt siis ikkagi töötaja, kui ta ei saa oma tööülesandeid täita, peaks sellest teavitama, pluss ta ei tohi ju ka teisi töötajaid ohtu seada, aga see on inimlik, eks ju. Et sellest töökeskkonnas sõltub, eks ole, kas see on tootmine või kontor, aga tootmises kindlasti. Et need on need asjad ja mida me saame teha on veel ja mida me teeme on, et me vaatame haiguslehtede statistikat, kui need on üle 30 päeva, siis ma kutsun inimese vestlusele, et see on meie sisemine kord, et ikkagi aru saada, kas on asju, mida töökeskkonnas peaks muutma, et selle inimese tervist ju ära ei rikuks, eks ole, lõplikult. Sest mida rohkem see tervis kahjustub, seda raskem on seda aidata. Et selline osa, aga siin mängib rolli jälle usaldus, sest tegelikult töötaja ei pea ju mitte mingil juhul diagnoosi teavitama meile, vaid pigem ütlema, millest probleem on, mida ta võib-olla teha ei saa, mis võib-olla kahjustab ta tervist, mida muuta töökeskkonnas. Ja need samad siis vestluse aktid jäävad meil alles. Ja selle alusel saab ju erakorraliselt töötervishoiuarsti juurde saata, eriarstide juurde, meil on seal taga ka tervisekindlustus, füsioteraapiad, võimlemised, kõik selleks, et töötaja tervis veel halvemaks ei läheks. See on väga huvitav praktika, mis sa välja tõid, see, et kui on haigusleht pikem kui 30 päeva, et siis on selline vestlus või kohtumine, et oskad sa öelda, on veel ettevõtteid, keda sa tead, kes seda teevad või olete teie kellegi pealt võtnud või mis ajast ja kust teie selle endale võtsite kultuuri? Meie võtsime üle ABB-st, ABB Soomest, et meile tutvustati seda ja me vaatasime, et see on nagu väga hea süsteem ja juurutasime endal ka. Kristi, ma ei tea, oskad sina tuua ka midagi sellist, kui ettevõtete poole pealt vaadata, et kas selline näide, mida siin praegu Marju tõi, on nagu väheste seas? Viimasel ajal ei ole nüüd just jutuks tulnud, aga töötaja toetamise mõttes tuleb meelde, et lihtsalt on ettevõtted, kellel tegelikult
ikkagi töötaja peab jääma haiguslehele ja võib-olla ka lausa mitmeks kuuks, siis vähemalt vestletakse sel teemal, et sa oled tagasi oodatud. Sest töötajatel võib tõesti ka olla see hirm, et ta ei julge oma tervist parandama jääda. Ja siis on hea, kui tööandja kinnitab, et kõik läheb hästi ikka. Nii, ja nüüd väga aktiivselt on käima läinud meil see vestlus ka vaatajate, kuulajate poole pealt, et ma kohe kasutan võimalust ja küsin siin paar küsimust, mis on tulnud, et siis võite vabalt, kes tunneb, et saab vastata. Ja küsimus on selline, kui inimene peale haigust oma tavapärast tööd teha ei saa, mis on tema võimalused edasiseks töötamiseks? Kas ta peab lahkuma töölt? Ma arvan, et iga juhtum on unikaalne selles mõttes kindlasti, et see sõltub, eks ju, sellest konkreetsest tööst, see sõltub organisatsioonist, kas organisatsioonil on võimalus pakkuda talle võib-olla hoopis teise profiiliga tööd. Et see jällegi eeldab sellist vastastikust kokkulepet ja suhtlust, et üldiselt suurtes organisatsioonides, ma kujutan ette, ma küll ise olen sellisest keskmise suurusega ja võrdlemisi spetsiifilise organisatsiooniga kokku puutunud, aga ma arvan, et võimalusi ikkagi leiaks koostöös. Aga see eeldab ikkagi avatud mõtlemist mõlemalt poolt. Just. Ja me saame siin tulla hiljem ka selle juurde, et kuidas on nagu mõistlik sellist silda ehitada, et kui tõesti tööandja ei leia neid võimalusi, et millised on need järgmised võimalused veel siis. Aga võib-olla üks küsimus veel, mis on siit nüüd seoses nende andmetega, et ma olen praegu just nende terviseandmete juures peaasjalikult, et kas personalijuhil on kohustus hoida tervise teemad konfidentsiaalsed? Et mul on hirm, et kui räägin talle oma probleemist, siis teab sellest hiljem terve ettevõtte. No siin märksõna usaldus tegelikult käis juba läbi, aga siin on ka küsimus, kas on kohustus hoida tervise teemad konfidentsiaalsed. Et jah, on siin tõenäoliselt vastus. Et kui keegi nüüd jah, nagu tunneb seda, et nagu sa mainisid, et tööandjal on õigus teada, et mis on takistused, aga tööandjal ei ole ju õigus küsida diagnoosi. Just, et seda me peame nagu väga selgelt hoidma lahus, et ei ole kohustatud diagnoosi ütlema, küll aga seda, et mida ma saan teha ja mida ma ei saa teha. Selleks, et siis mitte teisi ohtu seada, ennast ohtu seada ja mitte ka tööandja, ma ei tea, usaldusväärsust ja kõike muud töökeskkonnas toimuvat ohtu seada. Lisaks me ju sõlmime andmekaitselepingud nende firmadega, kellega meil on koostöö, näiteks kes tervisekontrolle teevad ja nii edasi. Et ka nemad ei tohi neid andmeid lekitada. Ma arvan, et see suurendab ka usaldust. See kindlasti ei puuduta ainult terviseandmeid, ka muid isiklikke andmeid, et see on selline personalijuhi elementaarne teadmine, ma arvan. Just. Ja siit edasi liikudes, et tõesti, kui teil on ka tuua selliseid näiteid, mis puudutab nüüd selliste töötajate, kellel on see terviseprobleem tekkinud, võib-olla selliseid nagu eelarvamusi ja hirme, et kui te olete kokku sellega puutunud, et kuidas te neid olete saanud lahendada ja mis teemal on need eelarvamused nagu tekkinud, et võib-olla kas kollektiivi suunal või kollektiivisele töötaja suunal, et see on ka kindlasti üks selline temaatika, kus te kõik saate siin kommenteerida ja mõne sellise näite tuua. No, ma arvan, et me peame töökeskkonnas nendest asjadest ikkagi avameelselt rääkima ja terve töökeskkond ja töötajad oleksid selles mõttes haritud, et ei tekiks stigmasid, et me oleksime mugavustsoonist võimelised välja tulema, sest tihtipeale sellise töötajaga on vaja midagi rohkemat teha, töötingimused ja millegiga arvestamine. Nii et see niisugune üldine õhkkond oleks vaja, need koolitused kindlasti aitavad ja mitte üks kord, vaid mitmeid kordi. Aga võib-olla võtakski siit kohe konkreetsemalt, et kui sa ütlesid, et peaks rääkima sellest, et kes näiteks teil on see, kes seda initseerib? Kas vahetujuht, personaliinimene, töökeskkonna spetsialist, keegi veel? Eks see üldiselt, ma kujutan, et on jälle organisatsiooniti erinev, aga tegelikult personalijuhi selline, ütleme siis kirg on ju inimesed ja tegelikult see personalijuhi funktsioon on kõiki inimestega seotud teemasid nagu hoida igas mõttes. Et see, ma arvan, et on peamiselt personalijuhi roll seda südametunnistust nii-öelda organisatsioonis hoida sel teemal.
Meil tegeleb väga palju töötervishoiutuse meeskond sellega, tellime sisse koolitusi, ise teeme koolitusi, ennemalt oleme ise koolitatud, et seda teemat üleval hoida. Ja üks mõte, mis minul oli, et seoses nagu vaimse tervisega, et Konkurentsiametis me leppisime kokku ja kommunikeerisime seda, et kõigil tegelikult, kes tunnevad, et neil on vaja vaimset nõustamist, et neil see võimalus on ja me lähenesime siis individuaalselt, et ei olnud kokku lepitud mingit summat või mingit teenusepakkujat, kellega seda teha, aga et kuna see on nii personaalne, inimesel on vaja, ütleme siis usaldusväärset nõustajat, et siis oli siin, ja selleks, et me saaksime organisatsioonina neid kulusid katta, meil siiski on ju vaja teada, eks, et kes seda teenust saab ja mis ulatuses, siis ei olnud kohustust inimesele öelda seda personalijuhile, kui ta tunneb, et ta ei tunne ennast mugavalt, vaid ta lihtsalt peab leidma endale nii-öelda usaldusisiku organisatsioonist. Vajadusel siis nii-öelda vahendaja, et kas see on siis vahetu juht või see on lihtsalt kolleeg, keegi, kes mõtleb kaasa, et jah, need on keerulised ja delikaatsed teemad ja hirmusid on palju kindlasti. Meie läksime seda teed, et psühholoogi nõustamine oli ja tõesti see inimene võis minna. Meil oli kokku lepitud mitu korda aastas, me oleme valmis kompenseerima ja samas ta ei pidanud ütlema seda üldsegi ei juhile, ei personalile, kellelegi, et me lihtsalt pärast saime ka tagasi statistikat, et mis põhjustel käidi, et see andis infot, aga praegu on meil seda teed läinud, et meil katab tervisekindlustus psühholoogi nõustamise, kui on vaja ja inimesed saavad teatud summa ulatuses käia, aga see on praegu täiesti piisav. Ja absoluutselt ei ole jällegi vaja kellelegi öelda, kui sa tunned, lihtsalt lähed räägid neutraalse inimesega, kes asjadest rohkem teab. Ja, et ma lisaks ka siia veel ühe näite võib-olla, et kolleegidega suhtlemisest ja suhtumisest nii-öelda, et sellega puutume meie küll üsna tihti kokku. Ei olegi siinkohal võib-olla nii oluline mõnikord, et mis tervise teema on, aga kui üldiselt töökeskkonnas on teada, et ühel töötajal on, ütleme, krooniline haigus või mis iganes, ja teised töötajad ei tea selle haiguse kohta eriti, et mis need sümptomid on või et kas midagi äkilist võib ka juhtuda, et kas siis tuleb aidata või mitte, et siis see jah, võib tekitada sellist hirmu, aga võib tekitada ka seda, et sellest töötajast hoitakse hoopis eemale, mille tõttu siis tal on raske seal töökeskkonnas võib-olla olla. Ja näiteks üks juhtum tuleb meelde, kus tööandja pöördus meie poole, et me tuleksime töökeskkonda ja selgitaksime siis kõikidele töötajatele, et mis on epilepsia ja mis on selle sümptomid, et kui töötajal töö juures selline episood tekib, et mida siis ometi teha, et need hirme maha võtta, et see oli siis tööandja soov. Ja siis me tegimegi sellise seminari ja töötajad said seal ka julgelt küsida kõike, mida nad võib-olla selle terviseprobleemiga töötaja käest ei julge hästi küsida. Kõik võib-olla ei tunne ka ühte töötajat nii hästi, et läheks ja küsiks kohe tema tervise kohta midagi. Aga see on üks võimalus, siis võtab selliseid nagu pingeid maha. Et siis saab teada, millega see terviseprobleemiga töötaja ise iga päev rinde pistab ja kuidas abiks olla, kui selleks vajadust on. Ma olen Kristiga täitsa nõus, et need teadmised peavad olema, see võtab hirmusid maha. Ja siin aitavad väga palju, ettevõtted erinevalt teevad, aga meil on näiteks hästi palju esmaabiandjaid ja need teemad on ju kõik seal käsitletud, et ta teab täpselt, mis see epilepsia on ja mis siis teha, kui selline asi juhtub, eks ju. Ja kindlasti neid esmaabikoolitusi oleks vajalik teha kõigile organisatsioonis, sest eriti selle paindliku töökorraldusega me näeme, et esmaabiandjad sageli kodukontorites. et kindlasti seda aeg-ajalt kogu meeskonnale teha. See on muide päris hea, sest et neid tehakse võib-olla mõnikord iga 3 aasta tagant või kuidas kuskil ettevõttes on, aga meil on vahepeal ju ikkagi selline töötamise nagu korraldus ikkagi kardinaalselt muutunud ja väga paljudes kohtades, et see on tõesti väga hea mõte ja soovitus, et vaadata üle, et äkki on see esmaabiandja hoopis kodutöölepingule läinud vahepeal üle ja peaks võib-olla aitab kodus. et töötab kodus. Aga kas teil on
Kas te mäletate ise, teil on need ettevõtted, kus te olete olnud, te olete kogenud seda, kus töötajad juba nagu on teadlikud ja tulevad kaasa ja võtavad osa koolitustest ja infotundidest, mis on sellega seotud. Aga kas te mäletate ka seda aega veel, et kui oli selline skepsis, kui te nagu seda hakkasite korraldama, et mida te siis soovitaksite või millega arvestada, kui näiteks keegi nüüd on seal ettevõttes personalijuht, kes tahab enda ettevõttes ka nüüd selliseid infotunde või koolitusi käivitada ja ta kohtab selliseid umbusklikke pilke, et milleks sellised teemad? Ma arvan, et üks asi kindlasti tekitada endale organisatsioonis sees selline kaasamõtlejate võrgustik või sellised nagu multiplierid inglise keeles, kes nagu seda sõnumit ka aitavad nagu vaikselt levitada. Mul ei ole, ma arvan, et sellise nagu, mis puudutab füüsilist tervist, selles osas ei ole kunagi, vähemalt minu kogemuses olnud sellist skepsist, võib-olla just nagu sellist ebamugavust, et sellepärast meil oligi Töötukassa käis meil rääkimas, tegime sellise üldise uudishimupausi ja rääkisime teemadest, mis paljude jaoks, kes ei ole isiklikult kokku puutunud erinevate tervisemuredega näiteks, et kas või ka näiteks sellest, et kas Tom Rüütlit minna aitama, eks ju, kuskil bussis või mitte, et ta väga avatult sellest rääkis, et see oli paljude jaoks suureks abiks. Et võib-olla sellised kogemuste jagamine, mis tegelikult aitab inimesi. Kõige rohkem skepsist muidugi minu kogemuses on vaimse tervise teemadel rääkima hakkamises ja seal on väga humoorikaid lugusid, kõiki ma ei saa hetkel rääkida, aga jah, sellist, et me ei saa tegeleda sellega, siis arvatakse, et meil ongi kõik hullud siin, selles mõttes, ka selliseid lauseid ma kuulsin. Et sellega võttis aega, et päriselt kuskile kohale jõuda. Ja ma arvan, et siin ka selliste isiklike lugude rääkimine, näiteks ma ikkagi ise sageli pean kapist välja tulema ja rääkisin pikaajalisest unetusest, mis tegelikult ju välja ei paista. Ma funktsioneerin, toimin ilusti, aga tegelikult on seal näiteks aasta aega sellist unetuse probleemi. Ja siis, kui sa tuled ise sellega välja, siis selgub, et neid inimesi on veel ja nad saavad sellest nagu innustust ikkagi ka rääkida, et me siis võtamegi selle teema ette ja räägime läbi, et ma arvan, et see kindlasti on, isiklikud lood on need, mis töötavad. Jah, minu arvamus on ka, et kusagil peab pihta hakkama. Et kogemuslood, teadmiste laiendamised on kindlasti, et näiteks meil on säilenõtkuse programm, mida me teeme, Are You OK programm, ehk kas sul on kõik korras ja see on suunatud just sellele, et märgata neid inimesi ja kuidas läheneda ja aidata, sest seda, nagu oli kuulda, teinekord kardetakse. Et sellised asjad aitavad ja tegelikult see on aidanud ka nii palju, et võin tuua positiivse näite, et meil isegi töökeskkonnas kaaskolleegid märkavad, kui kellegagi midagi on natuke viltu ja siis nad pöörduvad tihti minu poole, et kas ma saaks siis nüüd vestelda selle inimesega, et asjad selgemaks saada. Et märgatakse ja tegutsetakse. Kristi, äkki sina saad tuua mõni näiteid, sest et tööandjaid on ju mitmeid ja palju olnud, et just sellised kogemused, kui olete läinud ja natuke on sellist nagu suured silmad, umbusku või mingeid selliseid küsimusi, kommentaare. Vaimse tervise osas just mõtled, et selles osas võib öelda, et meie teenuse selline vaimse tervise seminaride osa on väga populaarne, mida tööandjad meilt soovivad ja enamasti võtab meiega ühendust ju personalijuht või personalitöötaja, kes ja siis nad vahel toovadki esile, et see on ju oluline teema, aga et kuidas seda inimesteni ikkagi viia ja mõnikord see meie seminar, kus inimesed saavad ka just iseendast rääkida, oma vaimse tervise teemadest rääkida, et see natukene avab seda maailma ja aitab võib-olla vähemalt selle esialgse mõttekillu tuua kohale, et see on täitsa okei sellest rääkida ja võib-olla edasi saab tegeleda ka ma ei tea, vaimse tervise ennetusprogrammidega lausa või mingisuguste tööriistadega, mida mõned tööandjad siis töökeskkondades teevad. Aga sellise vaimse tervise stigmaga küll puutume vahel kokku, jah. Vahel või juba nüüd vahel ja varem tihti või kuidas sul tunnetus on viimaste aastate jooksul, et kas seal on tekkinud mingit sellist nagu arengut, murrangut? No ütleme, kui rääkida võib-olla umbes 10-aastasest
vahemikus siin, siis tõenäoliselt 10 aastat tagasi oli seda stigmat ikka rohkem. Et praegu vähemalt küll ma ütlen, et tööandjad ise pöörduvad ja küsivad, et seega, et ma eeldan, et neil on täiesti olemas see teadlikkus, et see on oluline teema, et inimene jõuaks tööd teha, tahaks tööd teha, siis ta peab ennast ka hästi tundma. Nii et kui keegi tööandjatest siin on meid kuulamas ja vaatamas ja ei ole varem sellega kokku puutunud, siis kõige esimene lihtsam samm on kas või see, et pöörduda Töötukassa poole, tööandjate nõustaja poole ja rääkida ära, mis on mõtted on, leppida kokku see kohtumine ja teine märksõna, mis siit jäi ka kõlama, on see, et sellised kogemuslood, võib-olla mida seal jagatakse, on see, mis nagu rohkem avab seda teemat ja toob seda nagu natukene niimoodi isiklikumalt inimeste teadusse. Ma ise hakkasin mõtlema, et see on midagi sarnast, et kui me teame sellist füüsilist või nähtavat haigust, et meil on mingi köha või nohu, et siis me ju seda ei varja ja see käib meil ka iga aasta ja mõnel võib-olla natukene ka harvemini külas ja me seda nagu ütleme, aga just, et sellised võib-olla, mis sa siin ka tõid, see võib-olla, et mul probleeme võib-olla unetusega või mul on natuke kõrgem ärevus või ma olen nagu kõrgemast, ma ei tea, töökoormusest, ma tunnen, et mul on see stress, mis näiteks segab mu teisi töösooritusi, et sellest väga harva, nagu ei tihata väga rääkidest, et tunnetatakse, et sealt võib hakata järgnema see, et sa ei sobi meile. Et need on need kohad, kus tõenäoliselt see nii-öelda usaldus ja nende spetsialistidega väga hea koostöö on siis töökeskkonna spetsialist või personali osakonnast keegi on kindlasti väga, väga oluline, sest muidu lihtsalt inimesed ei räägi ja kui ta ei räägi, siis avaldub see lõpuks sellega, et ta jääb lihtsalt töölt ühel päeval eemale, sest et asjad on juba nii hullud. On teil tulnud kunagi ka sellist teemat ette? Enam nüüd võib-olla mitte, kuna teie organisatsioonides on juba selline, aga oma varasemast kogemusest. Ma võin tuua veel ühe näite, nii kaua kui teised saavad natuke meenutada oma kogemust, aga meile hiljuti helistas üks tööandja ja palus kiiresti nõustamist, sest nende üks töötaja hakkas ühel päeval kuidagi väga kummaliselt käituma töökeskkonnas. Ja tekkisid sellel seetõttu konfliktid ja tööandja ei teadnud, mis toimub, aga tundus igal juhul, et midagi on tervisega lahti ja igaks juhuks saadeti töötaja koju. Ja perekonnaga suheldes siis selgus, et jah, selle töötajal on üks selline krooniline vaimse tervise haigus. Ja tööandja oli tegelikult oli väga mures, et mida sellises olukorras nüüd teha, sest nad ei teadnud sellest haigusest eriti midagi. Mure oli selles veel, et kas see läheb üle, sest tegelikult tööandja väga hindas seda töötajat kolleegi ja töötajana ja tahtis teada, et kuidas nüüd edasi suhelda ja teada, et millal ta võiks üldse tagasi tulla ja mida me siis tegema peame. Et sealt selgubki see, et mõnede selliste terviseteemade osas me saame tegelikult ka eelnevalt veidikene ette valmistada, vähemalt, et võtta see esialgne nii suur ehmatus maha, et kui töötaja ei ole rääkinud sellisest tervise teemast ja samas ongi see, et arusaadav ka mõnel põhjusel, et jällegi, et miks see töötaja ei julgenud rääkida. Et kui ta ka teab, et see on tõsine teema, millega ta ise peab ka kogu aeg tegelema ja hakkama saama, et tal on ka see hirm, et kuidas inimesed siis temaga seal edaspidi suhtlevad või käituvad aga me saame siis nõustamiste käigus need tükikesed lahti harutada ja natukene seda stressi maandada. Jah, et mõlemad pidi. Üks on anda nagu informatsiooni, et juhul kui keegi kolleegidest on terviseprobleemiga, et mis see võib nagu olla, aga teine pool, nagu sa siin välja tõid, on ka see, et kõik peaksid teadma, et kui minul see tekib, et millega ma saan arvestada ja miks ja kuidas ma võiks julgeda sellest rääkida ja kellele ma võiks sellest siis ka rääkida. Et see on jah, kaks erinevat, et on küll kuulata, et kellelgi võib-olla kusagil on huvitav, ma kuulan, aga ka minul võib see ju juhtuda ja siis ma nagu tean, mis need käitumisjuhised on, et võib-olla jah, natuke nagu sellised sammud, mida väga ei teadvustata. Tegelikult siis tööandjatel oleks rohkem vaja teada, et selline võimalus on olemas Töötukassa poolt, nagu Kristi siin räägib.
ja ma loodan, et et kas või ka juba selle tänase meie sellise vestluse tulemusel ehk ühenduse võtmine natukene jällegi tuleb mõne uue tööandja poolt, et kes satub seda kuulama kas täna või siis ka seda on võimalik ju salvestusest ka järgi vaadata, et see on kindlasti ka üks osa meie missioonist ka sellel rindel nagu seda informatsiooni nagu anda. Kas meil jõudlust ikka on? No, kui isegi saab otsa külme, siis seda jõuaru kuskilt juurde saame, ma usun, et kui vajadust on, siis ikka saab abi. Siis kohandame ümber. Väga hea. On tulnud ka mõned küsimused, et võtan vahepeal siit ka Slido kaudu tulnud küsimusi ja vaatan väga huvitav, et kohe siin Maarjale küsimus, et aga kuidas sa oma haigusest töö juures rääkisid? Ja mina otsustasin kohe peaaegu, olles natuke muidugi iseseisvalt protsessinud ja mõne lähedasega, et ma tööl räägin sellest võimalikult kiiresti ja võimalikult avatult just seetõttu, et siis ma kontrollin ise seda sõnumit, mida ma edastan. Ja see jutt nii ehk naa levib, ka hoolimata sellest, et meil on kohustus hoida delikaatseid andmeid. No inimesed on inimesed ja mingi hetk ikkagi ka hakkavad mingid asjad välja paistma. Et seetõttu ma rääkisin ja tõenäoliselt minu organisatsioon tundis mind ka juba piisavalt hästi, et nad teadsid, et minu toimetulekumehhanism on must huumor ja nad väga tervitan siinkohal oma endisi kolleege ja väga vapralt said sellega hakkama. Et jah, rääkisin sellest, ütleme siis tegelikult peaaegu et suurele ringile võimalikult kiiresti. See on hea võtta kaasa, nagu ma aru saan, sa oled tegelikult kommunikatsiooniga, et kommunikatsiooni kuldreegel, et ole esimene, kes selle paneb, siis sa kontrollid sõnumit. Just, absoluutselt. Täpselt nii. Siis on üks küsimus, et pean vaatama siin, et kas võib-olla siin kirjaveaga, et kas COVID ja kodukontor on muutnud vähenenud töövõimega inimestel tööle saamise ja tööl hakkama saamise kergemaks? Ma ei tea, mis see COVID on, aga... COVID! See oli kõht-tähega kirjutatud, et minu jaoks KOV tähendab nagu kohalik omavalitsus. Aga C-ga on nagu COVID. Selge. Ühesõnaga, kas viirus ja kodukontor on muutnud vähenenud töövõimega inimestel tööle saamise ja tööl hakkama saamise kergemaks? Ma võib-olla nii palju saan enda kogemusest öelda, et kuna mina selle, ütlen jälle nagu musta huumoriga sain õnneks selle diagnoosi 2020. aasta kevadel, siis alguses oli seda lihtne nagu nii-öelda siis kodukontoris ju endamisi protsessida ka. Ja tõesti ka see, et me oleme täna harjunud sellise paindliku töökorraldusega, et kui ma mõtlen ka näiteks vähiravi päevadele, kus ma ei tea, kes on kokku puutunud, et siis see on väga erinev loomulikult. Minu puhul tähendas see seda sellist kergekujulist pohmelli 3 päeva sageli, ütleme siis ravipohmelli, mitte muud pohmelli. Ja see tähendas seda, et ma tegelikult suutsin tööd teha. Ja mul oli kokkulepe, et ma siis ise korraldan oma asjad nii, et kui ma kuskil jään maha mingites asjades, siis ma informeerin oma kolleege ja meil oli vastastikused kokkulepped, et muide, nagu on puhkuste ajal asendamised sisuliselt. Et selles mõttes ma arvan, et mingite küsimustega on kindlasti lihtsam. Ja samamoodi ka, et kui inimesed on järjest rohkem ikkagi ka tööandja vaatest harjunud sellega, et inimesed ongi kodudes ja see ongi normaalne, et siis see kindlasti võimaldab ka neil, kes muidu oleksid võib-olla raskesti ligipääsetavad kohad, eks ju, kontorite mõttes ka. Meil ei ole kõik ideaalselt ligipääsetavad kontorid. Et siis, et see ongi, et tiim ongi nii-öelda hajus tiim, et osad inimesed töötavadki kodus ja nad ei peagi kontorisse jõudma. Selles vaates kindlasti. Ja ma arvangi, see puudutab nagu kontoritöötajaid ja nende puhul kindlasti kergem, sest kui sul on mingi liikumispuue, sul on palju vähem vaja organiseerida transporti, et see teeb kindlasti kergemaks ja sa saad kõik need vajalikud kontori asjad ju endal kodus hoida, et teeb lihtsamaks. Ja need olid ka minu mõtted, et Maarja nii hästi juba oskas esile tuua, et just, et kui tihtipeale ongi vaja sellised võib-olla töökorralduslikku muudatusi vähenenud töövõime puhul ja inimene võib-olla kas või väsib kiiremini, tal on seal kodus parem teha. Et siis nüüd tõesti kuidagi tööandjad on võib-olla avatuvamad seda võimalust pakkuma.
ja vähenenud töövõimega inimestel võib see tõesti hea võimalus olla. Jah, no mina saan kinnitada seda selle statistika pealt, mida me nägime selle COVID-viiruse perioodil, kus tuli ju 2020 ja ka 2021 oli sellist nagu töö kaotamise kasvu päris tugevalt, siis kui me vaatasime vähenenud töövõimega inimeste sihtrühma eraldi sisse, siis seal ei olnud seda nii palju, nii et tegelikult ka statistilises mõttes saabki öelda seda, et see ei mõjutanud väga palju neid just tänu sellele, et nad said siiski kaugelt seda tööd teha ja seda oli võimalik teha. Ja võtame siit ühe küsimuse veel, see korraks käis ka läbi, aga saame korraks selle juurde ka tagasi tulla, et kui töökohta saab muuta mugavamaks füüsilises plaanis, millega on tegeldud ja tegeldakse, et siis kuidas saaks tööandja toetada ka vaimse tervise vaates, et siin korra käis läbi, et psühholoogi nõustamise võimalus, midagi sellist veel. Jah, koolitused, et ennetada, aga kui probleem on, siis on ikkagi vaja individuaalset nõustamist, on meie seisukoht. Et siis ongi need psühholoogid, kas siis tervisekindlustuse kaudu või siis tõesti, kuidas ettevõtted otsustavad kompenseerida ja see ka, et ta julgeb sinna minna. Sa ütled see ka, et ta julgeb sinna minna, et kui te seda käivitasite või et kuidas see niimoodi arenenud on või kuidas te julgustate siis või kuidas te informeerite? Vestluses. Et kui ikkagi inimene tuleb minu juurde, siis ma ikkagi julgustan minema ja tihtipeale ikkagi inimesed ei taha, et teised teada saavad ikkagi. Et eks ütleme, töötaja juhi vahelised suhted on ka ju erinevad, et mõnega on parem läbi saamine, teisega vähem, et siis ikkagi ta tahaks, et teised ei teaks nagu otseselt. Kas see teiste alla käib ka see, et ka vahetu juht ei pea teadma, eks ole, et see peabki olema keegi neutraalne või nagu sina tõid näite, et keegi hoopiski usaldusisik täiesti, jah, et isegi mitte ka personaliinimene, vaid keegi usaldusisik. Kes on empaatiline, kes oskab kuulata, võib-olla ta leiab töökollektiivis, et kindlasti ei toimi see niimoodi, et me määrame kellegi, et sina oled nüüd usaldusisik ja väga võimalik, et osa inimesi ei tahagi temaga rääkima minna. Et see peab ikkagi nii-öelda välja teenitud usaldus olema. Ma tooks võib-olla Marjule lisaks, enne mainisid seda jätkusuutlikkuse programmi, mis teil on, et ma küll täpselt ei tea, mida see kujutab endast, aga ma olen midagi sarnast mõelnud ka, et nagu läbipõlemise puhul ju ka öeldakse, et see ennetus on kordades odavam kui see tagajärgedega tegelemine ja tervisepiirangud sellest läbipõlemisest, kui moodsast uuest asjast ikkagi nagu tekivad, et siis tõesti nagu ennetavalt organisatsioonis tegeleda. Ja koolitame kõik läbi, et see haarab tegelikult see programm haarab seda, et mis see vastupidavus üldse on. See haarab seda, nagu, et me tunneks ära, kui meil on stressi või läbipõlemise või depressiooni sümptomid, ja mida siis teha ja mida siis ennetavalt teha. Meil on vähemalt 8 liiki asju, mida me saame enda tugevdamiseks teha. Ja just see usalduse teema ka ja see juhtide teema, kuidas nemad asjasse suhtuvad. Ma lisaks veel ka töökorralduse teemad, et siin saab tööandjaga mõelda läbi selle, et kuidas meil töö on korraldatud, tööülesanded näiteks, et kas sellised tööülesanded, mida näiteks mõni konkreetne töötaja teeb, kas see on hästi tehtud, kas see on mingisuguste riskidega, et näiteks ütleme, inimesed on ju erinevad, et mõnele meeldib hästi monotoonne töö, mõnele meeldib selline väga suhtlemise töö, et vaadata ka seda poolt, et kuidas meil selles vaates läheb ja ka näiteks siis, et raske on kuidagi üldistada, et töökohti ja töökeskkond on nii erinevaid, et mõned töökohad on ka sellised, kus inimene valdavalt tegutseb üksi. Et kuidas siis temale sellist head sotsiaalset tuge luua ka töökoha poolt, et võib-olla luua mingisuguseid kohtumiskohti, üritusi, midagi sellist ka, et me jõuaks selle läbipõlemiseni või sellise depressioonini lausa. Ma nõustun Kristiga, et me ei unustaks seda töötajat ka päris üksinda, et me ikka suhtleks temaga, et seda on ka Euroopa Tööturusagentuur viimasel ajal välja toonud, et need inimesed näiteks kaugtööl teinekord unustatakse ära. Ja nende arv on ju tegelikult teinud jällegi sellise väga äkilise kasvu
ja me teame ju tegelikult ettevõtteid, kes väga pikka aega ju kohustasid inimesi kodus või mitte kontoris ju töötama ilma, et oleks üldse arvestatudki sedasama omapära, et kuidas ühele või teisele inimesele mõjub selline täiesti üksinduses olemine, sellepärast et ega me ju ei tea ka, et kui palju tal on seal kodus seda muud sotsiaalset suhtlemist, et see on pannud päris niimoodi sellise surve alla. Ja lisaks see ka, eks ongi, me oleme nii erinevad, et introverdid, nad on päris õnnelikud võib-olla seal üksinda, eks ju, aga ekstravert tahaks ju seda tähelepanu ja suhtlust, et tema jaoks on võib-olla see raske. Just. Et mis ma siit nagu praegu välja kuulsin, on see, et psühholoog või selline nõustamine on üks, aga hakkame pihta ka sellest, et me saame korraldada mingeid selliseid suhtlemise mulle või võimalusi ka kolleegide vahel selliseid vähem ka tööga või isegi seotud aeg-ajalt, mis annab inimestele natuke nagu sellist väljatulemist oma sellest keskkonnast. Sain ma niimoodi aru, et viimasel ajal kaugtööl ka ikkagi püütakse teha nii, et kas või kord nädalas ollakse meeskonnaga koos. Ja muidugi eks need suhtlemised, nad peavad siirad olema, sest kui lihtsalt midagi tehakse, see ei aita. Ja teine asi, minu meelest tööandja vaatest on ikkagi hästi oluline märgata ka inimeste omavahelisi suhteid selles mõttes, et sageli see läbipõlemise viimane kliks sageli ongi see, et keegi kellelegi ütleb halvasti, keegi tõlgendab valesti, eriti selles paindlikus töökorralduses nii-öelda see, kuidas keegi kirjutab meili ja kuidas keegi seda loeb, seal võib olla väga suur nihe sees, et kõlavad nagu väiksed asjad, aga sageli need võivad otsustavaks saada mingis olukorras. Ja inimene, kes on juhi rollis, eks tema üks ülesanne ongi märgata, mis tema meeskonnas toimub ja kas on mingeid muutusi toimunud ja nii-öelda härjal sarvist võtta ja hakata asjaga kohe tegelema. Ja ma praegu siit just, et see nagu mitu tasandit tuleb sisse, et nende koolituste ja informatsiooni andmisega, et üks on see, et näiteks, et kuidas inimene ise endale ära tunneb, mis temas nagu toimub, et kus ta on, siis teine on see, et kuidas nii-öelda kolleegina ära tunda enda kolleegis, et midagi võib olla, siis on see juhi teema, mis sa tõid sisse, et juhil on teatav selline nagu vastutus, et näha, et ei oleks niimoodi, et keegi on 2 kuud märkamatult kodukontoris olnud niimoodi, et pole isegi, oli olukordi, kus isegi ekraani inimene ei tahtnud, et mulle ei töötanud see ekraan või oi, ma olen siin, teate küll, et juuksed olid pesemata ja et hommikune aeg ja niimoodi esines olukordi, kus inimest ei nähtudki 1,5 kuud. Ja siis nii-öelda hiljem oli see tagajärgi olukord, et tegelikult olid asjad halvasti. Ja organisatsioon, järgmine tasand ju veel, et mida siis organisatsioon veel omakorda saab nagu korraldada, et kuidagi nagu sellised erinevad tasandid, et mitte ära unustada, et mitte alustada ainult see, et mis organisatsioon teeb, aga tõesti minna selleni välja, et mida me igaüks ise ka et milliseid tööriistu me ise nagu omame, et tunda ära seda olukorda, kus me oleme. Ma siit silmanurgast piilun ja vaatan, et jälle küsimusi on tulnud meil siia kuulajatelt, vaatajatelt, et ja eks see küsimused ju mõnikord ka peegeldavad seda, et mis on ikkagi teemaks. Ja soovitakse ikkagi et millised on teie kogemused olnud ja küsimus on, et millised on teie kogemused depressiooniga töötajate toimetulekuga, kui on olnud? Minul vist ei ole kokkupuudet sellise diagnoositud depressiooniga, et ma isegi ei hakka siin. Et depressiooniga tihti on ikkagi pikad haiguslehed ja kui ta siis nii-öelda meile vaatevälja satub, siis on ikkagi, meie saame psühholoogi soovitada ja kompenseerida, sest et ja muidugi kaastöötajad peavad ikkagi mõistma neid asju, et ei hakkaks häbi väristama. Jah, ma jälle mõtlen kohati selle töökorralduse peale ka, et kui tõesti on depressioon töötajal, siis võib eeldada, et ta võib-olla väsib kiiremini või ei suuda väga hästi pühenduda või mingisuguseid ülesandeid täita. Et kui on võimalik ja töötaja soovib ikkagi tööl käimist jätkata näiteks, siis võib anda talle tegelikult ka mingi eesmärgi samas, et ta ei taha tööd kõrvale jääda, aga võib-olla mõned asjad on liiga rasked teha. Et äkki saab midagi, mõne kohustuse ära võtta või tööaega lühendada või midagi sellist siis teha, aga kindlasti rääkida ka konkreetselt selle töötajaga, et mida ta ise ka arvab, mida tal vaja võiks olla. Jah, et tõenäoliselt tuleb arvestada üsna mitmekuulise perioodiga, kus seda muudatust siis võib-olla toetavana hoida tuleb.
Aga see ei tähenda siis tavaliselt ju seda, et inimene töölt päris kõrvale jääb, et tõenäoliselt on üsna tänulik tööandjale, et talle toeks oldi ja kindlasti saab ka pärast terveks saamist ju edasi töötada. Et see ei ole tööandjale tegelikult veel üldsegi kõige hullem olukord. Ja ma usun, et töötajale ka, et sellest saab ju raviga välja. Ja ma arvan, see usaldus ja rääkimine on ka, sest et kui sa ei räägi, siis teised ei tea. Ja mis mina siit nagu võtsin, et kui tööandjal sellega kokkupuudet pole varasemalt olnud, et siis võib-olla esimene reaktsioon võib olla see, et depressioon, jää nüüd ära ja ära üldse siin, et tule siis tagasi, kui terve oled. Aga nii nagu ma, Kristi, sinu jutust aru sain, see ei pea tingimata nii olema, et see võib täpselt nii olla, et see inimene on võimeline tegelikult hoopiski mingi väiksema või hoopis teise vastutusala rolliga toime tulema, mis tema olukorda ei tee halvemaks, pigem võib-olla isegi võib toetada seda. Nii et see on see, mida tasub kaaluda, mitte niimoodi, et nii kui diagnoos ja jumala eest et ära meie ettevõtte lähetusse tule, et see teeb sul asja hullemaks. Sain ma nii aru, eks ole? Jah. Minu meelest tasub siin ikkagi silmas pidada seda ka, et keegi ei ole selliste asjade eest kaitstud, et see et ühegi inimese puhul tegelikult ei ole 100% garantiid kunagi. Et neid asju ju juhtub kahjuks nagu erineval viisil, ka depressiooni, eks ju, juhtub üha enam, ja kui meil on tulemas uus põlvkond, kes on, mulle tundub, tööturule, kes on palju teadlikum kõigist nendest küsimustest, et me peame rohkem ikkagi ise ka ennast harima. Meie poole pöördus ka üks tööandja juht, kellel endal oli depressioon olnud ja tema tahtiski sellist depressioonialast seminari oma töötajatele pakkuda, et näidata, mis see on ja samas ka näidata seda, et tegelikult, et ta hoolib oma töötajatest ja kui teiega peaks ka nii juhtuma, et siis me saame hakkama. Ma arvan, et seal olid asjad okei pärast seda, sest see oli juhi eeskuju, mis on nagu hästi oluline koht selle poole pealt, et jah, ja teine, mis siit tuli välja, et depressiooniga, et see on ka ravitav, mööduv ja nii edasi, et elu jätkub ka pärast seda. Ja küsimus võib olla ka see, et kas see on siin ka seda seost, et mida varem inimene selle enda jaoks nagu tunnistab, sest tihtipeale on ka see, et ise peidetakse seda endasse ära, et mida varem ta nagu seda nagu tunnistab ja hakkab tegelema, seda suurem on võimalus, et see haigus möödub kiiremini ja kergemalt. Saate seda mingil moel ka? Ja nii see on. Pluss see, et ikkagi kui sul on korra see olnud, siis sa peaks mõtlema ka edaspidi, et sa oled nagu hellem selles kohas. Et see võib korduda. Sa pead iseenda nagu võimekusega arvestama. Just. Et me vahest ju ei kuula ennast. Oled väsinud, aga ei kuula. Just. Väga hea. Et ma usun, et me selle depressiooni temaatikat nii tööandja poolelt kui ka sellise konkreetse töötaja poolelt saime natukene siit nagu avada, et mis on just nagu töötamisega seotud. Meditsiiniline pool jääb sinna, kus ta jääb, aga meie siin just mõtleme ja arutame seda, et kuidas selline nagu tervisehäire ja töötamine omavahel on võimalik sobituma panna. Siis siin on üks näide, et mul oli läbipõlemine 6 aastat tagasi. Sealt edasi 6 töökohta. Ei saanud enam hakkama. Pidurdunud on õppimisvõime, kohanemine, suur ärevus. Kuidas saan töötada? Ja et küsimus on selles, kuidas saaks uuesti läbipõlemine 6 aastat tagasi, sealt on edasi olnud, ma saan aru, siis 6 töökohta, et ei saanud enam hakkama, et õppimisvõime on pidurdunud ja kohanemisel siis suur ärevus, et mis on need võimalused, kuidas saan töötada? No seda küsimust tuleb hakata otsast arutama, et kuna me siin Töötukassa teemadel ka täna arutleme, et siis tõenäoliselt tuleks pöörduda mõne juhtumi korraldaja poole, kes siis hakkab selle inimese teemadega tegelema. Ma nüüd ju ka täpselt ei tea, et mis töökohad need olid, võib-olla tal on vaja karjäärinõustamist, võib-olla tal on vaja töövõimet hinnata, et vist oli mainitud, et tal on endiselt ärevuse probleemid, et meie poolt selles suhtes võib saada abi, kui tegemist on juba ka töötava inimesega, siis ehk on ka rehabilitatsiooniteenusest abi, kus saab
erinevate terviseteemadega tegeleda. Just, äkki Kristi, me võikski korra võtta nagu selle temaatika, et kui sa siin juba natuke avama hakkasid, et just need töötukassa võimalused, et meil on ju samamoodi, et me saame vaadata nagu inimese, töötaja poole pealt ja saame vaadata teiselt poolt ka nagu tööandja poole pealt, et võib-olla sa natukene räägid teenustest, mis meil on siin tööandjate suunal ja tõesti ka veel, kui midagi mainida just inimeste suunal, sest kõik ei pruugi üldsegi olla teadlikud ju sellest, et töötukassa poole pöörduda ja konsulteerida ja tõesti mingil hetkel ka võib-olla on vajalik see töövõime hindamine ja sealt edasi on juba võimalik siis juba erinevate teenustega minna. Jah, meil on teenused, mis toetavad inimese töövõimet ja tööturul püsimist, mis mõned on siis suunatud nii-öelda otse inimesele, mõned on sellised, mida tööandja siis peaks küsima või midagi taotlema. Ja näiteks siis rehabilitatsiooniteenusest ma korraks nagu rääkisin, et kui on tööl käiv inimene ja tal on vähenenud töövõime juba määratud, seda saab siis Töötukassa kaudu lasta hinnata, siis inimene saab osaleda rehabilitatsiooniteenusel, mis tähendab, et ta saab tuge vaimse tervise osas, füüsilise tervise osas, siin on erinevate teraapiavormid võimalikud ja rehabilitatsioonimeeskond hea meelega läheb ka töökohta kohale ja vaatab, kas seal on mingisuguseid kohandusi vaja või mingisuguseid abivahendeid või kuidagi töökeskkonda muuta. Et terve meeskond siis tegeleb inimese toetamisega. Siis on meil ka võimalus pöörduda karjäärinõustaja juurde, kas on siis töötav inimene või mitte töötav, kui tõesti tundub, et ei saa samal töökohal jätkata või samasuguses valdkonnas üldsegi, et siis võime aidata leida sellist sobivamat elukutset. Töötukassa toetab ka koolitustega, kui on sellist ümberõpet vaja. Ka siis, kui inimene soovib samas organisatsioonis jätkata hoopis teisel ametikohal, võime leida ka mõnedel juhul juhtudel lahendused. Ja mis meil siis veel on? No näiteks on meil veel ka abivahendite abivahendite võimalus ja kohandamise võimalus, ehk siis tähendab seda, et ütleme, kõige lihtsam kohandus võib-olla oleks selline, kui on liikumistakistusega inimene ja tal on vaja, ta ei saa võib-olla uksi hästi lahti, siis ustele pannakse need mehaanilised ukse avajad ja sulgejad, et kõige lihtsam selline asi. Või siis ma ei tea, töötaja ei näe hästi, siis saab muretseda talle programmi, mis arvutis tema teksti pidevalt hoiab suuremana niimoodi, et tal on ka lihtne töötada. Või on tal lihtsalt suuremat ekraani ka selle jaoks vaja. Ja siis meil on võimalik saada ka tugiisikut. Tugiisik saab siis aidata töötajat, kellel on sellist võib-olla nagu emotsionaalset tuge ka vaja töö juures või kedagi, kes aitab töö juures tööülesannetega paremini hakkama saada, kes võib-olla natukene selgitab või julgustab, aga tugiisik ei tee otseselt midagi töötaja eest ära. Et ikka töötaja on see, kes tööd teeb. Ja ka see teenus, millest me täna oleme juba rääkinud, et tööandjate nõustamise teenuse. Ma soovitan seda kindlasti kasutada enne seda, kui suuremad probleemid tekivad, et meie teavitusüritustel kord kvartalis ju saavad osaleda ka kõik tööandjad tasuta, et me käsitleme siis tavaliselt konkreetsemaid teemasid, aga samamoodi nagu täna siin, et toome ka näiteid ja avame erinevate terviseprobleemide sellist olemust ja tööandjad ja töötajad räägivad ka siis omalt poolt, et mis nende kogemus on olnud või mis need head praktikanäited on olnud. Kristi, tööandja esindaja tahaks teada, et kui on siis see vaimse tervise teema, et siis te saate ka suunata teraapiasse või? Mitte nüüd päris, kui on töötav inimene, siis me minu meelest mitte, aga
ütleme, kui jah, inimesel on mingid vaimse tervise probleemid, mille tõttu ta tööturule siseneda ei saa või julge või ei oska, et siis on erinevad toetavad teenused, mis teda siis aitavad, kas või näiteks siis kaitstud töö, kus saab algul natukene töö tegemist harjutada või harjutada seda, kuidas grupis inimestega tööd teha ja kuidas hakkama saada. Aga põhimõtteliselt jah, on meil võimalik saada ka psühholoogilist nõustamist ja ka rehabilitatsiooni teenuse kaudu siis on võimalik psühholoogi juures käia. Aga see eeldas siis ka vähenenud töövõimet. Jah, sest ma saan aru, antud juhul on mingi muster juba. Et sellest ringist on vaja välja tulla. Jaa, just. Et mina sain siit nagu selle teadmise võtta, et on jällegi nagu erinevad kanalid, kuhu on võimalik pöörduda, et alates sellest, et meil on karjäärinõustajad, et sinna saavad pöörduda need inimesed, kes töötavad ja näiteks on mõelnud enda valdkonda vahetada, et saab kohe tulla. Juhul, kui inimene on mitte töötav, et siis on kindlasti selline juba nõustaja poole, kes on siis, nagu sa mainisid, ka juhtumikorraldaja või töövahenduskonsultant, et tulla töötuna arvele ja seal saada siis erinevaid võimalusi. Ja kui me räägime tööandja poole pealt, et siis on meil tööandjate konsultandid või siis tööandjate nõustajad, et sealt minna. Ja just need samad infopäevad, infotunnid, koolitused kordkvartalis ja meil siin Tallinna ja Harjumaa osakonnas on tööandjate ka sellist teabepäeva kord kuus, et me teemegi seda nüüd Teamsi kaudu, kus neid osalejaid on kohe 2-3 korda rohkem, kui oli varem, kui me tegime seda nagu füüsiliselt. Ja see ei ole üldse kogu päeva, vaid mõni tund, nii et jällegi, et need, kes vastutavad nende temaatikate eest, et soovitan tulla sinna kuulama, et sealt saab juba natuke täpsemat informatsiooni ja siis juba saad edasi minna, sest et nagu siin Kristi välja tõi neid teenuseid ja võimalusi, meil on ju tulnud ajas kogu aeg juurde. Eks nad nagu ka muutuvad ajas, kuidas parajasti vajalik on ja see ampluaa või pakett on nii lai, et see võib nii-öelda tekitada segadust, nüüd sellepärast just selline nagu võib-olla individuaalsem konsulteerimine, kas siis tööandjal meie nõustajaga või siis konkreetselt mõnel töötajal nõustajaga on kindlasti see, kus õige lahendus leitakse, et väga raske on siit niimoodi nii-öelda kaugelt neid õigeid kombinatsioone pakkuda. Aga jah, et koostöös kindlasti, et kui ka teil siin tööandjate esindajatena neid teemasid on tekkimas edaspidi, et siis kindlasti on hea, kui saate seda tagasisidet anda. No nii, nüüd jälle on siin vahepeal tulnud küsimusi. Aha, no vot, tegelikult see korra käis läbi, aga ma siis küsin selle ka veel täpsemalt üle, et kelle poole peaks tervisemuredega pöörduma, kas oma juhi, personalijuhi, töötervise spetsialisti poole või on veel. Et ma saan aru, et see sõltub vist, aga et kas siin need kõik peamised on nimetatud? Juht, personalijuht, töötervise spetsialist või on veel mingeid näiteid? Ma arvan, et on jah niimoodi ja sõltub ettevõttest tõesti, oleneb, kes meeskonnas on. Ja võib-olla jah, tõesti, et sõltub nendest siis omavahelistest suhetest, et kui vahel on lihtsam neid asju rääkida läbi vahendaja või mingi kolleegi, keda sa usaldad, et kellega lihtsalt nagu esimesena põrgatada võib-olla seda mõtet ja tõesti organisatsioonid on hästi erinevad selles vaates. Jah. Ja nii nagu siin korraks tuli ka teemaks, et eks see saabki alguse näiteks sellest informeerimisest, et juhul kui sinuga on juhtunud, et siis meie organisatsioonis sa võid pöörduda ja siis on täpselt nii, nagu ettevõte ju otsustab, et sõltub ettevõtte suurusest. Et ma arvan, et see on kõige mõistlikum lähenemine, et jällegi, et me siit kaugelt ei saa ju öelda, et kindlasti töötervishoiu spetsialist, sest et võib-olla ei pruugigi olla sellise ametinimetusega inimest näiteks väikemas ettevõttes. Aga praktikas meil juhid tihti ütlevad, et nemad ei ole hästi võimelised nendel teemadel rääkima, et meil ei ole selleks ettevalmistust, et ikkagi spetsialist võiks rääkida. Just. Et see on ka hea tähelepanek, et kui valmis üldsegi on juhid ja jällegi sõltub ju sellest, et kellel on võib-olla varasem kokkupuude endal olnud, tema on rohkem teadlikum, aga võib-olla ühe tervisehäirega on, aga teisega näiteks ei ole. Nii et siin see korra käis läbi see, et kellel on näiteks mõni töötaja, kes on, ma ei tea, epilepsia hoogudega, et sellist kokkupuudet ei pruugi ju olla paljudel ja see võib natukene tunduda selline nagu hirmutav.
Marju, kas ABB-s on ka juhised, kuidas käitutakse, kui selgub, et mõni töötaja on terviseprobleemiga? Jah, meil on selleks juhised olemas, et meil on juhend selle kohta. Juhend, jah. Nii et kes juhendid sealt loeb, saab aru siis? Ja me teavitame ka muidugi teisi kanaleid pidi. Ja siis Maarjale on küsimus, kas sinu personalijuhi kogemuses on ka olnud juhtumeid, kui oled pidanud mõne töötajaga töölepingu lõpetama terviseprobleemi tõttu ja kuidas sa seda kommunikeerisid? Nüüd on jälle see, et... Otseselt ei, mitte tööandja algatusel, et selles mõttes on olnud juhtumeid, kus töötaja ise on hinnanud, et ta ei saa enam või ei soovi enam jätkata. Et see on ikkagi nagu vastastikune kokkulepe ja siiralt vastastikune selles mõttes, et see ei olnud kindlasti tööandja algatus. Et enne seda me ikkagi püüdsime leida lahendusi ka näiteks vähenenud töökoormusega või ütleme siis osalise koormusega rakendamiseks, aga jah, lõpuks ikkagi ei õnnestunud seda töösuhet jätkata. Et muus osas ei ole küll olnud sellist kogemust. Võib-olla mis küsimusest nagu kuidagi tundus, et ongi see lahendus või üks võimalus on ju see, et juhul, kui mingi selline olukord tekib, et see ei tähendanud automaatselt, et kui seda tööd teha ei saa, et siis et justkui paragrahv võimaldab, et me paraku peame lõpetama töösuhtes paragrahviga, sest et see ei ole võib-olla see kõige esimene lähenemine, mida teha, et ikkagi esimene on ju see sama, et kas me saame sellel samal teemal koormust vähendada. Kui see sama tööülesanne ei lähe, kas me saame seda ära jätta, kas me saame midagi teist, et erinevaid neid ja mina julgen ka siin nagu enda kogemuse pealt öelda, et kui seda on tehtud ja proovitud, siis lõpuks ju tegelikult, ma arvan, väga suurtel juhtudel see inimene ise saab aru ja ütleb, et aitäh, et te proovisite, aga et ma praegu tunnen, et see ei ole võib-olla minu võimuses, et võib-olla jah, et siit mitte minna nagu kohe sellise nagu paragrahvi võimu rakendama, et see nagu... Ma tahaks väga loota, et enamus Eesti organisatsioone ikkagi liigub ka sinna poole, et püütakse leida lahendusi olukordadele, et kindlasti kõik personalijuhid on ju kokku puutunud värbamisega, et värbamine on meeletu kulu tegelikult kõigile ajalises mõttes, et sa pead leidma uue inimese, et tegelikult ikkagi, kui on võimalus kuidagi mängida ümber mingeid ülesandeid ja kas või osaliseltki rakendada seda inimest, et see tegelikult, ja kui see inimene ise on selleks nagu soovi avaldab, see on nagu kõige eeldus, et siis ma usun, et suurtes või enamuses võiks olla need lahendused ikkagi olemas. Aga jällegi omavaheline kommunikatsioon on see, mis äkki viib lahendustele lähemale. Just, ja sellele enneb ikkagi see sama juhis või juhend, et kellele ma saan turvaliselt teavitada, ka võimalikult võib-olla alguses, kui mul see temaatika on, et siis on võimalik juba ka leida mingeid häid lahendusi, mitte niimoodi, et varjan enda hädasid ja lõpuks kukun seal. Mul endal on tegelikult mõte, et kui organisatsioonid teevad aasta lõpus või aasta alguses uhkeid strateegiapäevi või mis iganes teemal selliseid organisatsiooni ajurünnakuid või meeskonnatöö koolitusi, siis tegelikult need terviseteemad võttagi fookusesse, sõltub ka jälle organisatsioonist, aga sellises kerges võtmes läbi arutada, et mis inimeste tunnetus on, sest me oleme ju kõik inimesed seal organisatsioonis, et see juhis tuleb ju ka kuskilt ja tegelikult selle võiks nagu omavahel läbi rääkida ja just see tekitaks inimeses sellise turvatunde, et kui minuga midagi juhtub, et siis ma tean, et meie üldine meelestatus kõigil on see, et me püüame neid lahendusi leida. Et see võib-olla on nagu selline asi, mis tasuks võtta fookusesse, et visioon ja väärtused on väga olulised, aga et võib-olla siis midagi sellist, mis tekitaks ka inimeses sellist praktilist turvatunnet rohkem. Väga hea soovitus. Väga hea soovitus. Mida meie veel väga ootame tervisekontrolle tegevatelt firmadelt, et nad suudaksid meile väga adekvaatselt statistikat tagasi anda. Et mis teemadega on rohkem tegemist, millises struktuuri üksuses, mitte lihtsalt ABB-s. Siis see annab meile võimalus nende asjadega tegeleda, et neid süsteeme ootame väga. Et need on siiani ikkagi olnud kohmakad. Millest see sõltub? Kas see sõltub sellest, et kui te lähete nagu koostöösse või lepingusse, et siis te lihtsalt kirjeldate ära enda ootused väga selgelt? Jaa, aga just, et mitte lihtsalt statistika, vaid see, mis meid ka aitab, eks ole.
ja just üksuste kaupa, et meil ei ole ju mõtet võtta statistikat terve ABB kohta, Jah. ma ei saa midagi sellega teha. ja jälle väga hea mõte, mida ma usun, et palju võib-olla ei rakendata, kuna siin võib olla ka see automaatne hirm, tervis, andmed, igaks juhuks mitte. Sest et isikuandmete osas on ju ikkagi väga karmid karistused, nii et siis pigem me seda ei puuduta. Aga samas jällegi, et kui me võtame siis üldistavaid andmeid, siis seda on võimalik saada. Ja me loodame läbi viia psühhosotsiaalsete ohutegurite uuringu 60 küsimusega, mitte 160-ga. Et inimesed viitsiks. Et me saaks sealt ka tagasisidet, sest ainult heaolu uuring ei kata kõike seda. Et me ei pea kõige korraga tegelema, aga me saame need ikkagi teada täpsemalt, mis teemad on ja nii-öelda tegevuskavasse panna samm-sammult, et inimesed ikkagi tunnetaks ka, et peale uuringut ka midagi tehakse, eks ju. Et loodame, et see läheb meil käiku. Et see on teil käivitamisel? Jah, käivitamisel. Väga hea. Siin on veel nüüd praegusel seisuga, see on kas erinevad sõltuvused saab ka tervisemure alla lugeda? Kindlasti saab. Ja see on tegelikult päris raske teema. Jah, meil näiteks siin aasta tagasi oli ka seesama teavitusüritus, millest ma enne rääkisin, oligi näiteks alkoholisõltuvuse teemal, sest tööandjad ka kohati maadlevad selle probleemiga, et kuidas siis töötajad aidata, et nad tegelikult tahavad see töötaja oma murest üle saaks ja jälle kenasti tööd saaks teha. Et jah, nende teemadega tegeleme ka. Kas siin on mõnda sellist, ma ei tea, head põhimõtet, jälle, mis meis on vahepeal koorund on, et mis võiks aidata mõnda sellist tööandjat, kes nagu kimbatuses? See on selles mõttes keeruline küsimus, et kui on tööandja, kes on sellise väga tugeva sooviga töötajat aidata, siis võib-olla ta peaks ka teadma, et ega ta päris kõike teha ei saa, kuna tegemist on ikkagi töötaja isikliku probleemiga ja võib-olla ta tegeleb oma selle sõltuvuse süvendamisega kodus. Me ei tea kõike, me ei tea tema taustat, mis selle sõltuvuse väljakujunemise põhjus on olnud näiteks. Ja me saame tööandjale pakkuda mingil määral tuge ja nõu, aga siin tuleb ka selles mõttes olla tööandjale ettevaatlik, et kui inimene ise ennast ei taha aidata ja ta üldse ei võta vastuabi või need variante, mida talle pakutakse, et ega siis kuidagi muud moodi nagu ka ei saa. Jah, olen täpselt sama meelt Kristiga, aga siiski ma arvan, et tööandja peaks selle usaldussuhte ikkagi looma, et ta vähemalt teavitab, mis on võimalused abi saada. Sõltuvus on keeruline meie ajusüsteemides, premeerimissüsteem on nii-öelda see, mis kogu aeg vajab seda uuesti ja uuesti. Et siin üksinda tihti ikkagi ei tulda sellest välja. Ma võib-olla lisaks selle, et vahel soovist väga aidata tehakse rohkem ka kahju selles mõttes, et see peab ikkagi olema professionaalne ravi kõrval, et tööandja ise ei hakka nagu neid probleeme lahendama suure sooviga aidata, siis võib sealt nagu ikkagi midagi muud lõpuks välja tulla, kui seal ei ole ravi kõrval. Aga tähtis on proovida aidata, pakkuda, eks ole, ja kas inimene nüüd selle vastu võtab, eks see on ju tema teha ka, nagu Kristi ütles, eks ole, et me ei saa alati 100% kindlad olla. Aga on teil olnud mõnda sellist näidet, kas teil või keda te teate, et sellist konkreetselt, et mitu korda seda võimalust nagu anti või kuidas see siis nagu, või on mõni selline ka nii-öelda tagasitulemine olnud, sellest nii-öelda vabanemine või siis mitte vabanemine? Võib-olla on abi sellest, kui see probleem on alles alguses nii-öelda, et võib-olla ei ole päris sõltuvuseks kujunenud, et on kas tarvitamine või kuritarvitamine, et me saame nagu sellega tegeleda, infot anda ja saata psühholoogi juurde. Aga kui on asi ikka päris sügavuti, siis on raske.
Aga võib-olla siin on seesama temaatika võib-olla üks, mis võtta, et lihtne jah, et ärme püüa ise, et see vajab professionaalset abi, on üks võib-olla, mis tööandja saab siin võtta arvesse ja teine võib-olla tulebki seesama, et kui on see usaldus loodud, siis äkki see tuleb välja varem ja siis on jällegi võimalused suuremad, sest tunnistagem, et siin on, et kui me räägime jah, sellest on, kui me räägime tõesti sõltuvust alkoholi teemal, siis see on ikkagi seesama tööandja usaldus on väga kõrges ju mängus, et eriti kui need inimesed saavad olla nii-öelda kontorist ju eemal ja puudub ju teadmine, et kuidas ta esindab ettevõtet. Ja keerulisem on narkootikumidega, sa ei pruugi alati tuvastada ja teiseks on see, et meil on mitu positiivset näidet olnud, kus töötajad pärast ütlevad aitäh selle abi eest, et sain pidama. Jah. Kuidas teile tundub, kas selle sõltuvusteemade puhul tunnistamine on keerulisem kui näiteks teiste vaimse tervise teemade, ma ei tea, ärevus või depressioon või ka sellised inimese tunnistamine, et tal see on? Saab siit kuidagi tuua mõnda sellist, et ühel juhul rohkem, teisel juhul vähem või? Ei, vast ei ole, aga narkootikumide puhul vahest, kui on juba nii palju taritud, et sul on see ikkagi see reaalsustaju kadunud, siis neil on kama kõik, nad räägivadki kõike. Ma arvan, et kõigi nende vaimsete tervise küsimuste osas on selline valehäbi on ikkagi hästi domineeriv ja see ongi jälle selline usaldusliku õhkkonna loomine, millest asi alguse saab. Ja tõesti see omavaheliste kogemuste jagamine, et see annab teistele ka võib-olla natuke julgust juurde. Jaa, just. Kristi, ma küsin sinu käest veel nagu seda poolt, et siin on üks küsimus tulnud, et me oleme käsitlenud erinevaid teemasid siin ja päris palju on need seotud just sellise büroo või kontoritööga, kus on hea reageerida, mis teemad seal tulevad, aga näiteks, et mida aga teha teenindussfääris, et seal nagu kõik need variandid ei pruugi töötada, et on sinul olnud kogemust teenindusvaldkonna ettevõtetega, kes ka puutuvad kokku sellega ja mis seal on siis need omapärad? Ja meie nõustajad on küll erinevaid teenindusettevõtteid ka käinud nõustamas, aga võib-olla tooks hoopis sellise näite, et me hiljuti käisime hoopiski tootmisettevõttes, mis on ju ka selline keeruline keskkond. Ja seal üks töötaja, kes on ratastoolis, soovib kodukontorist hakata tihedamini käima töö juures. Ja meil oli kaasatud ka abivahendite tiimist nõustajad ja see oli niimoodi, et seal töötaja kontorikoht nii-öelda ühes kohas, aga tema tööülesanded on sellised, et tal kindlasti on vaja ka käia tootmises erinevates paikades, tõsta asju ühest kohast teise ja söömas veel kolmandas kohas. Ja tööandja kindlasti soovis, et töötajal säilis ka see võimalus teistega koos lõunal käia. Ja see oli üsna keeruline, sest seal oli veel trepp vahepeal, tuli kaardiga ust avada ja igasugused süsteemid. Ja saime ikkagi selle teekonna nii-öelda üle vaadata, et kust kuhu töötaja liigub ja missuguseid abivahendeid või kohandusi tal on vaja, ilmselt on neid üsnagi mitu vaja. Aga kuna meil on erinevad teenused ja me saame kasutada ka erinevaid eksperte, siis me tegelikult saame välja mõelda küll ka sellise keerulisema olukorra puhul plaani, et kuidas töötaja ikkagi saab tööd edasi teha. Et kui töötaja soovib ja tööandja soovib, et siis on selline väga hea võimalus, et saame asjad toimima. Nii et see on praegu töös? See on töös, see on praegu pooleli veel. Pooleli. Nii, siis siin on nüüd ka sellised spetsiifilised, kas olete kokku puutunud ka mingis mõttes vaimse probleemiga, mis tuleneb inimese võlanõuetest ja enda põhja laenamisest? See on sellised ka. Kristi, sa nagu... Jaa, meil on jutuks olnud küll ja
ja tihti ka terviseprobleemidega inimesed on need, kes võivad sattuda võlgade küüsi tulenevalt sellest, et võib-olla nad ei saagi teha nii suure koormusega tööd, kui nad soovivad. Ja Töötukassal on inimesele küll, kes ei tööta, aga võimalik pakkuda ka võlanõustamise teenust. Jah, et selles mõttes, kui sellised küsimused ja probleemid on, et siis meie poole pöörduda kindlasti tasub. Et ma usun, et me saame koos need lahendused välja mõelda ikkagi. Ja see on väga hea, et sa selle seostasid. Ma nagu ei tulnud peale. Tõepoolest, meil on võlanõustamise teenus, jah, kui me räägime töötust inimesest, aga muidu kohalik omavalitsus ju ka tagab seda vähemalt paljudes Eesti omavalitsustes, mitte küll kõikides, see sõltub ka nende võimekusest ja võimalusest, aga nii ta on, et kui me nüüd seostasime nagu selle küsimuse selle teenusega, siis väga hästi seostatud. Ja üks küsimus on meil siin praegu veel ja küsin ka selle ära, kas tööle kandideerimisel peaks potentsiaalsed tööandjad teavitama oma tervisepiirangust ja me vist oleme sellele vastanud, et pigem ikkagi on see ju mõistlik. Või vähemalt töötervishoiuarstile. Jah. Ja. Et kui on kas küsimus, siis pigem et see igal juhul, see ongi see usalduse ehitamine hakkab ju sealt pihta. Ja asja mõte on ju, et tervis halvemaks ei läheks. Just. Ja aga teine küsimuse pool tulebki, millega me tõenäoliselt võime kokku puutuda nüüd ka enam ja mida varem ei olnud võib-olla, et nimelt inimesel on pikk COVID, millega kaaseb ebaühtlane tööenergia. Et need on võib-olla, aga see on see sama. Võib-olla see mõte lihtsalt, et kui meil on et me teeme värbamise ju nii, et meil on see nii-öelda tööprofiil olemas, seda inimest, keda meil vaja on, mis need ülesanded on, mis see koormus seal, ja mis see, ütleme, kas kui intensiivne see töö on ja ütleme, kui tihti tal on tähtaegadest vaja kinni pidada. Et selles osas me ju eeldame, et see inimene, kes kandideerib, ta mõistab seda töö sisu, eks ju, kuhu ta kandideerib, et sellised küsimused me küll räägime üle ka inimestega, kes vahel ütlevad, et nad tuleksid hea meelega, aga nad tuleksid näiteks 80% ajaga. Et siis see on nüüd see, mis lõpuks siis ütleme läbirääkimistes selgub, eks selle inimesega, kellega konkreetselt töösuhet alustatakse. Aga et see vastastikune mõistmine võiks algusest kohe olla ikkagi, et mis need ootused on mõlemalt poolelt. Koormuse profiil, kui ma nüüd õigesti... Ei, tegelikult töökoha profiil, et üldiselt ju inimesed, võetakse ka poole ajaga, aga enamus töökohti täidetakse ikkagi täisajaga, et seal võib olla mingit võimalust ka ümber mängida, vahel võetakse ühe inimese asemel 2 poole kohaga inimest, et seda tehakse ka sõltuvalt sellest, kui paindlik keegi on. Ja, aga ma vist ise kuidagi tõlgendasin selle profiili, et koormus või intensiivsuse profiil. Miks ma hakkasin mõtlema, et inimestel võib ju koormustest olla väga erinev ülevaade. Ongi. Eks, ja see ilmneb alles siis, kui reaalselt seda tööd hakatakse tegema, et ei kujutanudki ette niimoodi. Ja siis on tõesti on see, et aga mõni võib-olla suudab selle koormusega töötada, aga mitte siis kogu seda täisaega, vaid pool aega, et need on ka tegelikult olnud ju ka Töötukassa poolt need võimalused, mida tööandjatele nagu pakkuda. Et äkki teil on, mitte igal ametikohal ei pruugi olla, aga äkki on selliseid võimalusi ametikohti, kus te saate selle, et ja 2 inimest, kes on valmis tegema siis nagu poole koormusega. Ja see ideaalis võiks selguda ju katse ajal kõik, et kuidas vastastikku need asjad klapivad. Just. Meil on jäänud veel natuken rohkem kui 5 minutit. Nagu alati see viimane kolmandik sellest ülekandest läheb kuidagi märkamatult nii kiiresti. Nii et ma nüüd kindlasti ei soovi, et me siin lõpetaksime selle niimoodi, et teil on midagi jäänud rääkimata, millest pole juttu tehtud või mida pole küsitud. Et kas on midagi veel sellist, mida te soovite ise veel, et jääks kõlama? See ei pea midagi väga uut olema, kuna me tõesti oleme katnud päris palju erinevaid teemasid ja näiteid ära, aga just, et selle jutu niimoodi lõpetamiseks, et mis on see, millele tähelepanu pöörata. Võib-olla tõesti, et selline soovitus töötajale, kui ta on sellise olukorda sattunud, teiselt poolt ka, kui on tööandjad, kes on tegemas esimesi samme või on vähe kogemust, et täiesti nagu vabalt võite omast kogemusest, mis te tunnete, et
et võiks jääda need? Võib-olla töötajatele ütleks seda, et siin 2021. aasta kevadel Sotsiaalministeerium ja Tööandjate Keskliit tellisid sellise uuringu, mille tulemusena oli näha, et tööandjatest 64% ei pea sellist tervisepiirangut üldse esmaseks kriteeriumiks, mille põhjal otsustada, kas töötajad tööle võtta või mitte. Et kindlasti siin oskused ja teadmised, see inimene ise, et missugune ta iseloom on, et need on kindlasti palju olulisemad töökeskkonnas lõppkokkuvõttes. Ja tööandjatele võib-olla ütleks seda, et täitsa võib juba täna alustada terviseteemadega tutvumisega, et kas on need meie teavitusüritused või mingid muud variandid. Ja kui ei tihka kohe vähenenud töövõimega inimest tööle võtta, siis võiks ju ikkagi proovida. Ja siis meie saame oma erinevate teenuste kaudu kohe ka toeks tulla, kui vaja on. Ja, aitäh! Jah, minu arust ka, et just kui sul on mure, jaga seda töötukassaga, et tuleb appi sulle, kui see ei saa. Et nii palju on neid teenuseid siin ja ikkagi see usaldus, rääkimine, need on vajalikud. Ja usaldus ei ole see, mis iseenesest tekib ja iseenesest püsib, vaid seda on vaja ehitada ja hoida. Just. Aitäh! Ja ma olen täiesti nõus Kristi ja Marjuga selles osas ja ma ikkagi kordan jälle seda, et ikkagi rääkimine on oluline ja mitte ainult siis nagu juhtkonna ringis, et mis meie põhimõtted on, vaid ikkagi neid testida ja ütleme, arutada läbi kogu organisatsioonis, kas siis samamoodi mingi väljasõiduga, et me räägimegi ja me kõik saame välja öelda oma hirmud, oma mõtted ja kõik saavad pakkuda lahendusi, et kui meil tekib organisatsioonis selline olukord, et siis me teame, kuidas meid koheldakse. Sageli ka see tervisepiiranguga kaasnev mure on ju inimestele, et äkki mina saan rohkem tööd, sellepärast et keegi teine saab natuke vähem teha. Et kõik need asjad omavahel on hästi oluline läbi rääkida ja seda ikkagi nagu pidevalt, sest inimesed vahetuvad ja kuskil oli meil kunagi see asi kirjas, aga kus täpselt, et sellised asjad tuleb ikkagi üle rääkida aeg-ajalt. Ja kui võtta selle uuringu aluseks, nagu sa ütlesid, 64% tööandjatest ei teadvusta neid teemasid, vaid vaatavad inimese nagu muud tausta, et siis ütleme nii, et tuldud on, aga minna on veel, et päris tugevalt neid teemasid saab siin käsitleda. Suur aitäh teile tulemast ja mõtteid ja oma isiklikke lugusid ja kogemusi jagamast, et ma usun, et need on need, mis kõnetavad ja lisavad seda väärtust sellistele kohtumistele. Et aitäh, et olete selle panuse andnud sellel teemaga tegutsemisel. Ja ega minul ei ole siit omalt poolt väga palju rohkem lisada, sest et need kõik põhilised märksõnad tulid ju ära, et pöörduge Töötukassa poole vähemalt ühe võimalusena, rääkige, et ärge jääge enda murega üksi, rääkige võimalikult kiiresti, kui te selle endas avastate, on võimalust leida neid lahendusi ja uskuge mind ja uskuge meid, lahendused on olemas. Kas nüüd just kõige perfektsemad ja kohe kiiresti, seda võib-olla mitte, aga vaikselt ja koostöös need kindlasti leitakse ja see kehtib nii siis töötajate puhul kui ka tööandjate puhul, kellele me siis selle üleskutse teeme. Soovin kõigile edukat teekonda, tugevat tervist ja motivatsiooni oma ellu ise muutusi tuua. Suur aitäh kuulamast, vaatamast ja peatse kohtumiseni. Kas ka sulle tundub, et asjad saavad palju selgemaks, kui saad oma ideid, mõtteid või muresid kellegi teisega jagada? Et oma probleemidest rääkimine muudab nii paljud keerulised teemad lihtsateks. Mina väga usun sellesse. Kui oled karjääriteemaliste valikute ees ja vajad lahendusi või uusi vaatenurki, saame sulle toeks olla läbi erinevate töötubade. Tule osale töötoas ning saa julgust ja teadmisi, et enesekindlalt oma karjääriteel edasi liikuda. Meie karjäärispetsialistid on töö- ja haridusmaailma eksperdid ning pakutavad töötoad on väga eriteemalised. Räägime enese avastamisest, motivatsioonist ning plaanide koostamisest. Tutvustame sulle tänapäevast töömaailma ning selle mitmekülgsust. Anname nippe, kuidas jätta kustumatu mulje tööandjale ning aitame avastada uusi võimalusi tööelu nautimiseks. Lisaks kuuled teiste osalejate kogemusi, ideid ning saad julgustust.
osale ja liigu oma karjääriteel edasi enesekindlamalt.